Juba 3. korda algavad firmaspordi talimängud siin Tartu Lõunakeskuses kiiruisutamisega. Esimene tants on aisa, lase aga pitsid paista. Teine tants on tango, lase aga põlved longu. Teine tants on tango, lase aga põlved longu. Toredad inimesed ümber ringi ja niisugused sportlikud ja mulle meeldib sporti teha, kuigi ma ei ole niisugune võistleja tüüp hästi. Et iga ennast esikohta nüüd tahta, et ma olen isegi rahvasportlane rohkem. Ei pigem kohal olla kui kodus olla. Põhiline, et ei kukuks. Ei, emotsioon on hea, ainult oskused jätavad soovida. Ei jube alguses oli, aga ikka kui rajale lähed, siis on tunne hea ja tuleb asja. Mina imestan siiamaani, mis siin jää peal toimub, aga mina tulin siia ja öeldi, et pidi uisutamine toimuma. Nii et sain 30 krooni eest sealt suhteliselt normaalsed uisud alla ja järelikult tuleb uisutada, sest öeldi, et on uisutamine. Aga inimeste sportlik vorm on ikka väga erinev, et mulle meeldivad muidugi rohkem need, kes ei ole pannud oma neid neid tippuiske, mis ma koju riiulile jätsin, ütleme, et nad on liiga kallid lihtsalt, et selle jää peale neid kulutada. Et seepärast võtsin siit need 30 kroonised, aga ma muidugi imetlen neid mehi, kes on võtnud oma tippuisud ikkagi selle võistluse jaoks kaasa. Kolmas tants on kikkapuu, ära sinna murra säärelu, sest 4. tants on nagunii, ei ole pääsu kellelgi. 4. tants on nagunii, ei ole pääsu kellelgi. Esiteks mõnus selline ajaveetmine ja teiseks oma rahvaga koos olla, oma töökaaslastega koos olla väljaspool tööd on hästi tore. Liidab ja parandab sellist ühtekuuluvustunnet ja hästi tore on. Oli natuke nii, et ma olin tööpostil ja siis vahepeal käisin kirju jagamas ja siis tulin jälle siia ja nüüd on veel viimane lõpp teha ja siis saab tööpäev ka õhtale. Mu piirkond on siin lähedal, siis ma ei hakanud vaba päeval unima, kuna meil niigi ei saa hästi, ei ole kedagi panna ja siis mõtlesin, ma siin lähedal olen ümberringi ja vahepeal tegin tööd ja nüüd sõitsin ja aga mul oli hea abiline ka abikaasa, ega muidu ma ei oleks jõudnud tegelikult. Esimest korda tulin sinna uisutamise võistlustele ja 3. koht, et igati rahul. Ei oleks midagi rohkemat osanud oodata. 5. tants on vokstrott, tantsib kaasa lõualott. 6. tants ka maaruska, tule neid pasaalusta. Kõik elavad kõikidele kaasa ja hästi tore on. Ma ei ole esimest aastat siin, ma olen juba, ma ei oska öelda, 5. kord võib-olla. Hästi tore on. Mida edasi võistlused, seda toredamaks läheb. Vaadake neid rõõmsaid inimesi, kes on siin Käärikul suusasprindi võistlusel, kus sõidavad 2 inimest, mõlemad 900 meetrit. Ja pidu käib, mõnus suusapidu, ilm on super, tuju on hea ja mida enam ongi veel tarvis, kui ainult libedat suuska. Vaid sinu näed, toob päikse välja taas. Kõik on väga super. Täitsa super. Rada on hea ja rahvas on hea ja suusad libisevad. Rõõm on nii suur, et kaovad aeg ja ruu. Jääb maailm veigeks, kes väikes on suunad. Jaa, et mööda sai ka sõidetud isegi. Isegi? Isegi, jah. Kuigi olime siin natukene sutsu tagapool kui esimesed, aga päris hea. Aga see vist ei ole ju tähtis? Tegelikult küll. Peaasi, et teiega fun ja lõbus olla ja. Kuidas see naiste sõit oli? Kuidas konkurentsi on? Või mis see... Mina neid ei näinud, nad olid nii kaugel ees, et mina ei saanud aru. Et enne seda, kui mina viimasele ringile läeksin, olid esimesed juba finišeerunud. Ega mina võitma siia ei tulnud. Mina võtan nii palju osa, kui mina jõuan. Ja peaasi, et ma jõuan finišisse, see on eesmärk.
selles mõttes, et mul on nagu vanust juba on, aga pole käinud nagu rajal nagu trenni tegemas. Aga nüüd tunnen, et ma olen nagu hakkab tulema. Et hakkab looma? Ja, täiesti nõus. Oleme ausad, tegin Raul Ollega sooja. Tegin sooja Raul Ollega. Nägin, mehel suuski ei lipanud. Ei lipanud. Kristjan, läks sõit nii, nagu oli oodata või kuidas see tunne oli? Suusk on natuke kinni, aga väga hea oli praegu. Tunne oli 2 mööda, pole paha. Päris palju on taga ka võitutest. Et aga sõit läheb veel edasi, et kuidas see enesetunne ja võistluse käik siiamaani nagu... Super, enesetunne on viimase peale. Ma ütlen, tulen järgmine aasta kindlasti tagasi ja pikemat distantsi ka järgmine kord, raudselt. Mis on need viimased mõtted enne viimasele ringile minek? Nii palju kui tuleb, nii palju kui tuleb tühjaks. Tühjaks ei huvita, õhtul sauna ja taastume saunast. Kui te suudate sellel üritusel fanni asetada sportlikust tulemusest tähtsamaks, siis olete nagu väga hästi teinud. Ja isegi see ei ole nagu, et keegi saab ringiga sisse või mis iganes. Tähtis ongi, et ma olen nagu asutusest väljas käinud ja oma mingisuguse kehalise tegevuse kaudu saan hea enesetunde ja siis pärast on hea veel kuskil õhtul ka asja edasi ajada. Rõõm on nii suur, et kaovad aeg ja ruum. Jääb mai helgeks, täis väikest amsumaar. Kui siia tulin, mul ikka suu natuke nagu imestusest lahti, et mis asjad, mis poolfinaalid veel, et kohe finaal ja asi selge. Aga meeste klassis on 27 võistkonda. Et see on juba siuke omaette näitaja, pluss veel meesveteranid ja nii edasi. Ja nagu näha on, et finaalid hakkavad ikka tulede valgel, et sellest mis väga šef üritas.